on teie esimesed muljed? Esimesed muljed on võrdlemisi värsked, kuna ma olen juba teist korda sellest konkursist osa võtnud, siis tuleb öelda, et see konkursi tase tõuseb iga aastaga. See aasta oli see konkurss väga tugev osavõtjate suhtes. Võib-olla selline fakt, et oli väga palju tähti ka mujalt väljaspool meie sotsialismimaid. Näiteks 5 sellest konkursist osavõtjat olid juba enne seda esinenud Eurovisiooni lauluvõistlusel. Konkursil laulsin 2 lugu, Raimond Paulspad, Viru muusiku ja Aleksandr Zatsepin, Ищу тебя. 3. kohaga olen täiesti rahul. Nagu rituaalses kaameras lubasime, jätkame Jaak Joalaga siis täna muljete vahendamist seekordselt Sopoti Intervisiooni laulufestivalil. Sul on siin kaasas ka niisugune brošüür, ja siin on siis sees kogu see kirju ja kõrgetasemeline seltskond, kes sellel seekordsel festivalil esindatud olid. Kes need siis olid? Kokku oli artiste siis 30, nendest Intervisiooni konkursis 14 ja 16 siis plaadifirmade konkursist, kuna need on eraldi konkursid, Intervisiooni konkurss, televisiooni konkurss ja plaadifirmade konkurss. Suurem osa, kes Intervisiooni konkursist osa võtsid, nendega ma olen juba ennem kokku puutunud siis festivalidel või teistel konkurssidel külalistena või siis meie sotsialismimaade televisiooniprogrammides või Meloodia Druzei, nagu on programmid. Tšeslav Neemen, see nimi räägib ise enda eest juba. Siis Intervisioonipäeva teine koht, hispaanlaste ansambel Red de San Luis, momendil hispaanla, juhtiv grupp, kõige populaarsem ansambel Hispaanias. Paistis, et see oli isegi tasemelt üle eelmise aasta Grand Prix'st, see oli vist Dream Express, jah. Väga hea mulje jättis poolakate lauljatar, ta oli seal küll natukene nagu võõrkuju sellest konkursist, poolakate selline tõusev täht on džässilaulja ja Hanna Panaszak oli ta nimi. Me ju teame, et Poola on väga kõrge estraadimuusika kultuuri tasemega maa ja kuidas sinu poolt pakutud Pauls Zatsepin sealse publiku hulgas vastu võeti? Pauls vist tabas märki peaaegu, Pauls võeti väga hästi vastu. Zatsepiniga oli natuke teine lugu, see on selline natukene raskem lugu ja ma sellega ausalt öeldes läksin natukene alt. Orkestratsioon oli tehtud instrumentidele, mida seal lihtsalt ei olnud. Nad olid küll, aga nad olid plaadikonkursi päevaorkestris, poolakate orkestris. Ja selle loo juures oleks olnud vaja 5 klahvpilli, terve see lugu oli elektroonika peale öös ehitatud. Fender Hohner ja 3 süntesaatorit, nendest oli ainult siis Fender piano, nii et see lugu läks natuke mööda. Tegelikult ma panin kõik kaardid just selle loo peale. Kiire lugu ja minu meelest väga hea lugu. Aga koha peal tuli siis lood ümber vahetada ja jätta Pauls teiseks loo. Ütle, millised on nüüd su edasised plaanid siit? Edasised plaanid on, mis on kindlalt teada, tuleb muidugi teha kutsuv tuluke, novembripühade kutsuv tuluke, siis ennem seda järjekordne Sävel Silda Helsingis ja vist tuleb hakata tegelema ühe filmiga, Moss-filmis. See ei ole veel päris kindel, ma otsin sinna sobivat muusikat, kui ma muusikalise küljega rahule jään, siis ma vist võtan selle pakkumise vastu. Kena, suur aitäh sulle!